South Korea. Tere tulemast, head vaatajad! Teie ees on Sina otsustad Lõuna-Koreas. Lõuna-Koreas seiklused toob teieni Kuulbett. Tundi tagasi tulime Souli südalinna. Nüüd läheb lapp ära ka, egast midagi. Hea vaataja, tee meile heategu ja share'i seda videot ning pane videole like. Sina otsustad. No tere tulemast, kallid vaatajad, meie hotelli tuppa, milline luksuslik vastuvõtt ja vaadake seda. Kohe 2 mõnusat voodit. Panin siit vannitoa põlema ja esimene asi, mis kohe silma jääb, mida mina pole varem nii väga märganudki, meikimiseks väike laud, peegel, sahtel. Minu suureks rõõmuks on muidugi ka vann, ma arvan, väikse vanni ka. Siit natuke edasi minna, mida mina olen igatsenud. Soulis natuke igatsesin. Televiisor. Siin on ikkagi Korea televisioon olemas, siin on ilusti ka inglise keeles kirjas, kuidas sa saad seal navigeerida, et saaksid kõik kanalid kätte, nii et ma tahan kindlasti täna Korea televisiooni ka vaadata. Siin on meil külmkapp, veekeet ja 2 tassi. Natuke siit edasi minna. Praegu on küll pime, me ei saa võib-olla seda täit luksus kätte, aga meil on ka rõdu ja millise vaatega rahvas. Täpselt 2 tooli pandud siin spetsialistidele. No kujutage ette, istud siin, hommikul päike tõuseb ja milline vaade. No need mäed, siin pimedas praegu küll midagi pole näha, küll hommikul näeme, aga need on täpselt sellised, nagu ma olen alt kirjeldanud. Üleval on üksikud puud ja kivirahnud. No seda hommikut ei jõua ära oodata. Terve öö siin maksab 2-le 74 €, nii et kõigest on vaja sõita Soulist bussiga 2,5 tundi. Saate 74 € sellise luksusliku ööbimiskoha. No tõeliselt ilus hotell juba all tunduks nagu jõulud oleks saabunud. Ma olen küll mitu korda maininud, ma olen novembri keskpaik, aga Kensington on siin teinud lausa jõulu talvevõlumaa, ütleks. Kuusepuu ilusti särab, klaver vaikselt mängib, kui mõnus muusika. Väga hästi võeti meid vastu. Tegelikult meil algus oli veidi väiksem ruum võetud, aga ju ta siis nägi, et võõrad poisid või isegi filmimehed ja pakuti meile siis tasuta upgrade'i. No muidugi võtsime vastu. No ei saagi aru, kas oled hotellis või muuseumis. Tere hommikust, kallis rahvas. Uus hommik on siin Lõuna-Koreas käes, seekord oleme Soulis, oleme Sotšos ja no vaadake seda vaadet. Päike on ilusti väljas ja endiselt, nagu ma olen juba mitmeid kordi maininud, sügis on ikkagi omas täies hiilguses. Et võib-olla kui mõnel pool tundus, et puud on täitsa juba lehest ära, siis tule natukene Soulist välja, mine metsa poole, mine looduse poole ja mitte miski muutu, sama ilus loodus ikka veel jätkub. Ja niimoodi võib üles ärgata küll ühel õigel reisile. Nüüd me oleme siis Kensingtoni hotelli 9. korrusel, kus saab hommikus süüa ja õhtuti ka väikse teepeo teha, kui soovid, muidugi lisarahas kõik. No aga vaadake seda vaadet siin terrassilt, et meie enda ruum asus 6. korrusel, ma ei vingunud mitte ükski kord, seal oli ka rõdu peal ilus vaade. Aga noh, kui tuled ikkagi 9. korrusele terrassi peale, no siis sa saad aru, miks see nii luksuslik koht on. Kohe samasugused mäed, mis meil all olid vaateks, aga nüüd ma näen tegelikult ka kondleid, et inimesed sõidavad täitsa sinna tippu. Ma korra mapsi pealt nägin, et siin lähedal on see, aga juba kella 10 hakkas käima, nii et kui matkata ei suuda või ei soovi, on ikka päris kõrge tõus, siis on täitsa kondlisõit ka üles mäetippu võimalik. Ja tegelikult siin piirkonnas kõige kõrgem mäetipp on umbes 1700 meetrit merepinnast, nii et matkahuvilistel on siin ikka väga palju avastada. Praegu on meil siin endiselt novembri keskpaik ja ma kujutan ette, et kui paar kuud enne tulla, siis on see ikka täiesti täis hotell, siin on vaade hoopis teistsugusem, võib-olla veel ilusam ja samuti tegelikult all soovitati, et ka jõuluajal, kui lumi on maas, kui Lõuna-Korea on lume alla mattunud, et juba nägid all ju, kuusepuu oli väljas, et täielik talvevõlumaa on ka siin Kensingtoni hotellis.
nii päevasel ajal on hoopis teine õhkkond siin valitsemas, kui öösel tundus, et on kummituslinn, kes siia tuleb, siis tegelikult siin on ju Seuraksani rahvuspark, et sellepärast on see ka väga populaarne koht, mida külastatakse. Öösel mõtlesime, et võib-olla on hooaeg läbi, et kedagi ei tulegi, ei olegi tulemas. No aga vaadake seda hommikut, autode rivi lihtsalt siia pargini välja. Jala saime isegi kiiremini mööda kõnniteed, kui teised seal autoroolis liiklusummikus olid. Aga tõesti, väga mõnus rahvuspark on see. Siin on siis võimalik matkata peaaegu igas suunas kilomeetrite viisi ja kindlasti soovitan kõikidel inimestel tulla, kes ongi harrastamas mägironimist, et siin saab tegelikult täitsa varustust osta, giidiga täitsa mäkke ronida ja ka talvisel ajal tehakse siin tegelikult matkasi. Meie lihtsalt siin jalutame ikkagi väga lihtsas kohas, ei hakka täitsa mäkke ronima, aega läks väga palju, ei tea, kas üldse jaksaks. Küll aga saab siit alt ka selle ilusa vaate kätte, vesi vuliseb, hommik on käes ja ma arvan, et oleks perfektne aeg üks kosutav Lõuna-Korea õluga lahti teha. Ja kohalik kässõlu on siis number 1 müüdav õlu siin Lõuna-Koreas ja seda reklaamivad tegelikult ka väga paljud K-popstaarid, filmitähed, nii et Cold Brewed kässõlu 4,5 volli siin samas rahvuspargis. No mis saaks olla parem? Terviseks. See on mõnus, see on selline läänelik. Seda kirjeldati natuke, et miks see populaarne on sellepärast, et siin on mingi vürtsikas järelmaitsega, mina küll ei ütleks. Täiesti tavaline õlu, mida saad Eestis kosta, sellist meenutab võib-olla Rocki Aleksandrit natuke, aga vaadake seda. Ma arvan, et me oleme ainukesed targad turistid, okei, teised on ka targad, aga tuled siia lõuna ajal, võtad seljakotis 2 õlut välja ja mis oli esimene vaatepilt esimene turistil? Naeratus näol. Sai aru, et härrad naudivad. Vesi vuliseb, maaliline vaade, külm karastav õlu. No elu peab oskama nautida. Öösel tuleme pimeduses siia, Kensingtoni hotelli on kusjuures nagu salai ära peidetud, oleme ainukesed külastajad, ainult hotelli töötajad. Hommikul ärkad üles nagu mingi kõige tihedamas metroo peatuses läbi aegade, aga jällegi tuled natukene eemale, kuskil 800 meetrit oleme praegu hotellis kilomeeter, täiesti rahulik ja rahustav, et Kensingtoni hotell tegelikult paistab seal taamal, valge maja, nii et kiviviske kaugusel nagu tunduks. Kui ikka Lõuna-Koreasse satud, siis kindlasti vaadake, mis teie huvid on, sest matkahuvilistele ma küll soovitan selliseid asukohti, et meie praegu siin kõndisime võib-olla 1 kilomeetrise ringi ainult peale, aga see läheb veel tohutult edasi. Saad mäest üles minna, saad enda sammud täis ja üldse kerge soovitus. Kui reisil lähed, ega mul on niikuinii mugavad jalanõud jalas, aga ikkagi kui Lõuna-Koreasse tuled, siis võid ikka täitsa sellised jooksujalanõud või matkajalanõud võtta, sest niikuinii on treppe nii Soulis ja siin on ka matkarada piisavalt. Kui siit üle silla hakkasime kõndima, siis ei silma tegelikult kohe ka selline kaamera Korea rahvuspargi teenistus, et täitsa huvitav. Meie arvame, et see on selle jaoks, et kõik inimesed, kes siit hakkavad üles ronima, siis on kaader olemas, kui midagi peaks juhtunud olema, siis on pilt olemas, et see inimene värvilises jopes on kadunud või siis üldse on hea inimeste arvu lugeda. Aga täitsa tore tegelikult, et kui ikkagi pargis on ka turvameetmed kasutusele võetud, sellepärast et tõesti see on üüratu park. Kui parki sisened, siis on tegelikult siin mitmeid poode ja silma just see, mis on küll praegu kinni, aga väga huvitavad asjad on minu arust müügil. Ehk siis selfie-kaamera stick, siis on meil tegelikult väga ägedalt tõlgitud minu arust old people stick, ehk siis väärikas eas inimeste jalutuskepp, ütleks mina. Tosse saab osta, matkamiskepp, sokke, päikseprille, kindaid, mütse, nii et isegi kui sa siia tuled, võib-olla niimoodi 2 kätt taskus, aga raha on, siis saad endale terve tavaari osta ja oled valmis mäge vallutama. Kui parki veel sisened, siis enne seda on tegelikult erinevad kohvikud ja mulle väga meeldib, kui on alati tegelikult toit olemas ilusti plastikust näidatud, mida sa üldse tellid. Siin on ingliskeelne tõlge, et kindlasti me saame veel siit mõnda rooga proovida selle Lõuna-Korea reisi jooksul, aga väga tore, et on näha, mida sa üldse endale taldrikule saad juba siin plastiku kujul ette näidatud. Pargis on ring peale tehtud, väga mõnus koht, kus loodust avastada. Meie liigume Sotšo linna poole edasi, aga tee peal jäävad tegelikult mõned väiksed peatused, kus on veel väiksemad külad, nii et avastame neid ka. Nagu oleme näinud, 7-Elevenid jagub igal pool selliseid toidupoode, isegi siin Mägikülas, kui võib nii öelda. Ja vaatame täpsemalt sees, siis mis müüakse, mis hinnaga. Võtame siit väikse kosutava joogi ka ja siis saate väikse võrdluse, kuidas on Eesti ja Lõuna-Korea hinnad. Lõuna-Koreas võib-olla sa prügikasti ei näegi, linna peal pole peaaegu üldse
aga convenience store'ides, siis toidupoodides alati leiad ja on sorteeritud ilusti ka inglise keeles. Aga esimese asjana kohe, mis mulle väga meeldib sellistes poodides, on tegelikult mikronahjud ja kuum vesi. Ehk saad nuudlid kohe valmis teha, kuuma joogi võtta. Ja kui te arvate, et need on siin kõik külmas, siis tegelikult tihti on ka kuumad joogid, kuumad kohvid olemas, paned käe vastu, täitsa kuum oli. Ja 1200 kohalikku maksavad siin väiksemad, suuremad on 2000 euro kuni 2 euro vahemikus ja joogiletti jagub. Näitame kohe joogid ära. Nii, meie jõime seda kässi siis 355 milliliitrit, 2250 kohalikku. Küll siin on Urquelli 4500, Blanc 4500. Siis edasi vaadates on sellised Korea limonaadid. Hinnasilt on siin 1600. Energiajoogid Monster 2300, Mountain Dew 1700, Red Bull on näiteks 1400, 250 purk, see on siis alla euro, natuke täpselt euro. Kui ees olid siis soojad kohvijoogid, siis külma kohvijoogilett on ka väga rikkalik. Kõige odavam on siin 1600, kõige kallim 3000, jällegi euro kuni 2 euro vahemikus. Ja veepudelid on ka 1500, 1700 tükk suured. Joogiletile on tiir peale tehtud, siin on siis vinnutatud liha, valik ka väga lai, 4600, 6200 beef jerky, see on meil 40 grammi siin. Aga siis on midagi teistsugust ka. Siin on seasoned dried fish, kuivatatud kala, igasugused kalmaarike, 2600, 2500 kohalikku, et valik on tõesti lai. Aga nüüd võib-olla sellisesse kohta, kus nagu rohkem natuke aru ka saad. Väga palju on ikkagi nuudlipakke ja just selliseid suuri topse, kuhu saad kuuma vee sisse valada, hiljem välja, maitsaine ilusti sees olemas. Siin on võib-olla veidi huvitav, 1300, see on siis natuke alla euro. Hästi spicy, kellele vürtsikas toit maitseb, kindlasti soovitan Lõuna-Koread külastada. Vaata, mis siin näiteks suurem on. Selline on ka siis euro. Et nuudlipakki oleme tegelikult proovinud. Midagi nii erilist ei ole, kindlasti äge ära proovida, et mõned on sellised paksemad nuudlid, nagu näha, hästi vürtsikad ja teised on sellised ikkagi eestipärased, lihtsalt kiirnuudlipakike. Magusalett. Võib-olla selline läänelik Oreo küpsis olemas, 2000 kohalikku, aga samuti näeb ka täiesti teistsugust, mida Eestis või kuskil mujal kindlasti leia. Choco küpsised, šokolaadiküpsised, 2000 kohalikku ja Pokemon ka ilusti olemas, Pikachu, 2500 küpsised. Päris õhuke karp tegelikult, 23 grammi ainult, 2500 kohalikku, et näeb selline suur ja lai välja, et teed lahti, sees on võib-olla paar küpsist. No et võrrelda lihtsalt siin suur Pringles on 4000 kohalikku, väike 2000, aga tähtsam on muidugi kohalikku kaupa vaadata. 1 eurone pakk, 1400 ja need meil maitsid väga, need on nagu sellised kohalikud vigurid, aga ma ütleks steroidide peale, et korralikult maitsaine üle kallatud. Nii et see on kindlasti minu soovitus kõigile, kes Lõuna-Korea krõpse soovivad proovida. Ja veel midagi täiesti teistsugust, nachod on olemas, aga sellised väiksed mõnglid nagu justkui, aga Lõuna-Korea mõnglid, 1700 tükk, natuke üle euro. Ja siin külmkappide juures on ka väga lihtsasti haarata valmis toit, et on sellised sushi, täitsa suured. No võt teile nalja. Tuli üles nagu naksti. Kõik on korras, ärge muretsege. Kamm sina taha, kus ära ehmatas. Korralik sushi rull, 3400 kohalikku. Tihti on vürtsikad, aga tegelikult on ka olemas täitsa kanaga ja neutraalsemad igasuguste juurviljade ja muuga. Aga ka sellised võileivad. Premium ham egg sandwich, et see on ka selline kiiramps, aga neid on hästi palju, et isegi kui te arvate, et siin saab tühjaks või otsa, nad toovad alati juurde, et taas oled ära võtnud juba uus kraam on peal. Täitsa huvitav puuviljakauss, päris nukker vaatepilt, ütleks mina, viinamarjad ja tomatid, äge kooslus ja muidugi kindlasti ka muna, et pärast keedumuna, pärast tööpäeva lõppu ilusti võtad siit. Kohalikkus on see siis 2400, 2 keedumuna ja siis, kui ma ütlesin, et on selline suur rull on 3400, siis selline väike kolmnurk sushi on 1100, see on alla euro isegi ja ta ei ole lihtsalt riis, tegelikult siin on täitsa täidis olemas, kas kana näol või siis tuuna näol, et mingi teistsugune kala veel sees. Soulis oli väga palju näha, aga samuti ka siin 7-Elevenis tegelikult täitsa olemas, hästi palju vihmavarje, kohe kui vihm tuleb, kõikidel kohalikel oli vihmavari ilusti kaasas, aga kuna me oleme ikkagi matkarajal lähedal, siis on ka jalutuskepid, vihmakeebid ja veel igas suuruses jalutuskeppe, nii et kui matkaasja teid maha, saad 7-Elevenist ilusti kõik osta. Ja siis on sellised huvitavad külmajoogid, et nad on siin eraldi pakendis
ostad ühe selle ja siin all on ilusti külmas olemas tegelikult jääkuubikud või lausa suur jääkuubik. Ostad 2 seda, valad ilusti sisemuse siia ja saad külma jääjoogi, et siin ei ole ainult kohviga, siin on ka tegelikult maasikamaitseline kosutus, apelsiinimaitseline, aga minu arust väga hea idee, et tõesti jäine kosutav jook kohe olemas. Selliseks väikseks pausiks ostsime natukene asju, see kogu kupatus maksis siin 7 eurot 15 senti, krõpsupakk, 2 keedumuna, 2 õlut ja 2 pudeli vett. Istusime 7-Eleveni ees, pingi peal, kuulame kaugelt käib muusika. Mõtlen, äkki keegi laseb autost. Tuleme siia ja kohalik bänd on kohal. Minule esinevad. Muidugi toetame kohalikku muusikatööstust. Jätame väikse tippi. Heio! Isegi siin väikses külas käib elu, no vaadake, aga täiesti ajuvaba mõelda. Me tulime umbes pargist 2 kilomeetrit allapoole. Kuulad kaugel, mingi muss käib ja terve bänd on ju kohal. 2 inimest kitarridel, vahepeal keegi laulab ja ümberringi mitte kedagi. Ainult mina ja operaator. Esirea piletid 1000 vonni ees 70 senti, 70 eurosenti. Võtke näpust, alati on kuskil midagi teha. Sotskos kohal, siin on elanik umbes 80 000 ja see on tuntud eriti just selle ranna poolest, see on suvituslinn ja muidugi ka selle rahvuspargi poolest, kus me sõitsime eile õhtul 9 kilomeetrit siis mäest ülesse. Aga Sotsko ise sadamalinn, suvituslinn ja tegelikult siin on selline eriskummaline lugu juhtunud. Nimelt aastal 2016, kui terve maailma vallutas Pokemon Go, kõik püüdsid telefonis Pokemoni, jooksid ringi, siis tegelikult oli selline asi, et mängutootjad alguses keelasid selle mängu Lõuna-Koreas ära, see oli blokeeritud. Aga Sotsko linn on siin täpselt idakaldal ääres ja mänguloojad ei saanud aru, et nad olid geograafiliselt märkinud selle justkui vette, ehk siis siin see ei olnud pännitud. Ja kõik siseturistid ja isegi Hiinast tulid turistid kohale ja kogunesid massides siia linna aastal 2016. Linnapea mõtles, ossa vana, milline raha, milline inimmass on tulemas siia linna ja kohe ta pani uued tänavapostid, valgustused, ta pani wifi nii paljudesse punktidesse kui saab. Linnaliini bussides on wifi, kohvikutes on, kaubamajades on wifi, nii et huvitav mõelda. Üks tavaline telefonimäng tõi ka selle linna veel kord rohkem ellu. Nii et Sotsko linn täies hiilguses. Natuke aega mööda seda rannapromenaadi kõndinud ja lausa tunnistan, et tekib selline Pärnu ja Haapsalu tunne, nagu oleks kodumaal. Lainete kohin ilusti ja muidugi nagu igas rannas kajakad. No miks nad siin on? Kõik inimesed viskavad kõiki, mida saab. Nägin, kuidas tüdruk andis friikartulit näpust, nüüd lapsed viskavad krõpse. No need kajakad on nii üle toidetud, et lasad naudivad siin Sotšos seda elu. Aga tõesti väga mõnus, väike park on isegi promenaadi kõrval, suur vaateratas ja milline vaade tegelikult tervel linnal, ikkagi pilvelõhkaid täis. Et kui ma siin tookord hämaras saabusime, siis mõtlesime, et kummituslinn või selline ainult suvituslinn, aga nagu näha, pered kõnnivad mööda rannapromenaadi õhtul, naudivad, jalutavad koos ja toidavad kajakaid ja naudivad seda imeilusat vaadet. Väga mõnus meretuul tegelikult polegi siin linna vahel tundnud seda looduses ikka. Mõnus puhas õhk, aga siin selline meri jahutab maha. Siin taamal paistab ka lumekrabi, suur krabi, ka sümbol sellele linnale, sellepärast et väga palju ikkagi mereande siin müüakse. Siin on ka kalaturg ja miks seda just kiidetakse, on sellepärast, et siit tuleb kohe värske kraam. Kalurid tulevad merele ja juba õhtul on nad turu peal või siis vastupidi, öösel vara hommikul lähevad ja siis kohe tagasi turu peale kaupa müüma. No nüüd ma olen ametlikult ühe hiidkrabi oma käega ära puudutan, nii et võtke välja. No kui mere ääres oleme, siis katsume juba ju muidugi veega ära, siin siis laiub Jaapani meri. Et vaatame, kui soe vesi on, ega nüüd väga ette ei astudagi, tuleb järsku laine. Nagu ma ütlesin, kuule, aga väga soe, teate, ma läheks hea meelega ujuma, ma luban teile, et ma praegu ujuksin, aga siin on keelumärgid igal pool, et ei tohi uju minna. Samuti seal ei näha tegelikult silti täiesti korea keeles, aga oli 2 punast pilti ääristega, kus oli hai. Nii et eks nad siin kuskil siis sukelduvad ja ootavad meiesuguseid turiste. Aga vesi on soe, ma ütleks julgelt, 13 kraadi, 13 kraadi, täiesti norm supluseks. Kõnnime mööda seda rannapromenaadi ja jäi kohe silma selline silt, suur kollane silt
ja üleval on kirjas tsunami evacuation information ehk siis siin on punasega märgitud need kohad, kui tsunami tuleb, on täiesti ohtlik, siit on vaja kohe lahkuda ja meie oleme seal, kus on punane täpp praegu selgelt selle stendi ees. Et oma silmaga on polegi sellist näinud, et oleme käinud küll ookeanite ääres ja suurmerede ääres, aga sellist silti ei näidatud, et siin on tsunami oht eriti suur ja kui juhtub, et mis kohad kõik on arvatavasti üle ujutatud, siis on täitsa hirmuäratav mõelda. Päris korralik rännak. Oleme siin ühe punase silla peal. Ja kui seal oli juba võimas vaade, kujutan ette, et isegi vaata platvormi peal, aga võt, ei pea raha raiskama. Tuled siia kõrgele silla peale ja saad ilusa vaate kätte, et nüüd on nagu selline Lõuna-Korea veidi, et polegi nagu näinud, et selline vaesem piirkond. Me oleme suunal ka praegu Abei Village'isse, siis väiksesse külla ja ajalugu on seal selline, et sõjapõgenikud Korea sõja ajal hakkasid sinna kogunema. Just põhjakorealased hakkasid sinna minema, et me oleme tegelikult 55 kilomeetrit umbes Põhja-Koreast ja see on jäänud selline väike saareke nagu kahe silla vahele. Nii et vaatame, kas saame siin ilusti sisse, sellepärast et rännak on korralik, hea silla ületus tuleb. Kaardi pealt vaatasid ja tegelikult meile jagati üks voldik ka seal Kensingtoni hotellis, et mida saab siis siin Sotšas teha. Ja siis öeldi, et see Abei Village, et selline küla, mis on veidi nagu selline määrdunud, veidi selline vaesem piirkond. Ma ei tea, me pole praegu alla astunud muidugi, aga siit ülevalt vaatan täiesti korralik küla. Siin ilusti saab paadisõitu võtta hommikuti näiteks. Siin on kõik toidukohad näha, värviline tuled põlevad. Ma kujutasin ette, justkui seal piltide peal olid kõik konteinerites elavad inimesed, sellised väiksed majad, kõik on määrdunud, kõik on roostes, aga siit alla vaatan, et ma võiks hea meelega siia hotellitoa võtta. Astusime siia väiksele saarekesele maha. Noh, tahaline Lõuna-Korea, mida ma olen näinud, oleme saabunud ja millest me räägime? Täiesti Souli tänav ju. Mitte mingit vahet pole, aga ma võin mürki võtta, et siin on odavamad hinnad, selles ma olen kindel. Hasejo! Kamsahamnida! Tead, kus mulle meeldib see kohak juba või? Mis on suurim pluss, mis te arvate inimesed? Teisi inimesi on nii vähe. Tavahest alati siin kitsikus keegi tuleb, kuskil keegi lõugab. Nüüd olen meie kõige lärmakamad, nii et ma võtan ka tooni madalamaks. Me lähme kindlasti sinna katusebaari, sellepärast et see on nii vahva koht. Ja milline vaade? Kõik on valgustatud, ilus. Milline kujundus tehtud, mõelge lihtsalt väike söögikoht siin. Nuudliroad, krabid ja lihtsalt väljas on ilus selline minipurskkaev tehtud mitmes kujutusest. Vaata, kui mõnusa olmede loob. Nagu oleks, ma ei ütleks, ma olen kodus, aga lihtsalt kodune ja hubane tunne tekib siin tänaval. Üles baari meid küll kahjuks ei lastud, aga nii tore tädik oli siin valvelauas, et ma ei saanud ei öelda. Juhatas kohe laud, ütles, et ei, kahjuks üles ei saa, aga tulge. No me tuleme. Ja teate, kui mugav, mõelge, öeldi ju, et see saar on maha jäänud ja siin ei toimu midagi. Ekraan, kus sa saad ka keelt valida. Võtsid kohe inglise keele ja kõik menüü on inglise keeles olemas, nii et ei ole mingit küsimust. Raamen, krabi, joogid, absoluutselt kõike, nuudliroad, võta mida hing ihkab. Nii nagu kombeks on, alati enne, kui jõuad üldse tellida midagi, tuuakse laud täis head ja paremat. Küll on siin kimsit, küll siin on tofut, siiviidi, riisi, nii et lausa lust on niimoodi maha istuda. Aga sellegi poolest me tellisime ka ikkagi midagi, võtsime siis krabi raameni. No vaadake, milline ports toodi lauda, see maksis siis 11 eurot punase krabi rookos nuudlitega. Mõtlesime alguses, et võtame 2 peale, et jääb natuke õht tühjaks ja pille veel midagi võtta. No nüüd vaatan peale, mõtlen pigem sellele, et olgu kõik söödud ja tühjaks tehtud, sellepärast et perenaine tuli nii suure hooga. Kauss veel lausa aurab. Nii et laseme hea maitsta. No korralik plätserdamine siin ikka käib. Nüüd ma saan aru, miks siin selline kilest laudlina on laua peale pandud ja samuti kindad meile antud. Noh, krabiliha saad siis kätte ja tõesti väga maitsev ja mõelda, et see maksab kuskil 11 eurot, siis aru saada, me oleme Sadama linnas, siin ongi põhisissetulek allikas kalandused, kui siin lähedal on ka kalaturg ja siin saare peal olid tegelikult kõik põhimõtteliselt kalarestoranid. Aga sellise raha eest nii suur ports nuudlit saada, pluss veel terve krabi on siin all koos krabisõrast leituvate lihatükkidega. No väga maitsev. Aga väga hea, väga maitsev krabi oli ja täiesti kosutav. Küll aga ütlekski siinkohal, et veidikene teistsugune õhkkond oli võrreldes mõne teise söögikoha, kus me oleme olnud. Võib-olla sellepärast, et me olime ainukesed kliendid, aga muidu nagu tundus, et nagu kedagi väga ei liigugi. Hooaeg hakkab läbi saama ja nad olid võib-olla lihtsalt õnnelikud, et turistid on kohal, sellepärast et laud oli ikka täielikult lookas.
oleme jõudnud ühe Sotško linna põhivaatamisväärsuse juurde lausa võib öelda, see on siis kalaturg ja see ongi nimetatud tegelikult turisti ja kalaturg, ehk siis turistid on ka väga oodatud. Täiesti hullumeelne mööda tegelikult, me kõndisime tänavatel, oli väga vähe inimesi, suht tühjad tundusid tänavad, tuled paar alleed mööda ja jõhker inimmass. Et ma jäängi mõtlema, kell on siin 7-8 õhtul, mis nad nii hilja õhtul seda kala ja mereande tahavad osta. Aga tõesti, see on selle poolest tuntud ja nagu ma enne mainisin, kalurid siis hommikul, varahommikul juba toovad seda värsket kalami siia, öötundidel püüavad kala toovad siia. Et see turg on põhimõtteliselt 24/7 tundi lahti. Ta on kirjas, et kell 10 läheb kinni, aga tegelikult juba valmistatakse uus päev ette. Ja lähme vaatame, mis kõike siin müüakse. Ja see turg on tuntud just mitmete piirkondlike toitude poolest. Öeldakse, et neid mujalt on keeruline leida või lausa ei saa. Et näiteks on siin turul Oisengu sundae, see on siis nuudite ja köögiviljadega täidetud kalmaar ning tak kangsiong, see on siis maguse vürtsika kasmega krõbekana. Ja need erilised road näitavad ka seda erilisust siin Sotško marketis. Täitsa hullumaja toimub siin. Nii palju inimesi, no nii kitsid, kus ma pole veel olnudki. Ja siin tegelikult tehakse koha peal väga palju toita valmis, ehk siis see on selline turg, kus ostad ära, saad kohe sooja toidu. Ühelt poolt lähed edasi, teiselt poolt põed tagasi, aga noh, kes vahepeal siin jõllitama jääb, nagu mina, siis jäädki inimeste vahele. Aga no ikka kõike tellitakse ja ma ütleks, et need ei ole enam nagu turumüüjad, vaid need mõned ongi nagu ikkagi restoranid on püsti pannud, sellepärast et üleval on kõik hinnad, taga on kokad, mõndadel on isegi istumiskohad, nii et väga hästi töötab. No vaadaks seda järjekorda ühe putka juures. No meil sai küll enne krabist, lausa 3 krabist kõht nii täis, et me ei hakanud siit tänavalt midagi ostma. Küll aga siia ma soovitan tulla tühja kõhuga, aga see oht satub väga kiiresti, et sa arvad, et kõht on tühi, okei, ma jõuan ühes kohas ja teises kohas. Nägin inimesi karbikestega, kotikestega, kilode viisi ostmas erinevaid mereande ja tõesti, mõnes kohas said järjekorrad lausa 100 inimesteni, nii et ega siin peab ootama ka natukene, siis kõige popimad kohad on kõigile teada, aga see on koht, kus sul läheb arvatavasti tund, 2 kuni isegi 3 ja siis sa alles võib-olla saad mingi eelaimduse, mida kõike siin müüakse. Tõeliselt vapustav. No sai öeldud küll, et kõht on täis, aga kallid vaatajad, teie nimel olen nõus natuke rohkem sööma, eriti kui söögiks on burger. Nimelt minu selja taha jääb Loteria kiirtoidurestoran. See on siis Koreas väga tuntud kiirtoidukett ja see on just vastukaaluks läänelikule toidukettidele nagu Burger King ja McDonald's. Neid on umbes Lõuna-Koreas 1300 tükki ja eriti populaarseks saigi see aastal umbes 1985-86, siis hakati tooma järjest burgereid ja tänaseks päevaks ongi ta saanud selline kiirtoidukett, kus on siis vastukaaluks lääne kiirtoidurestoranidele Lõuna-Korea kiirtoidurestoran. Siin on sellised burgerid müügil, mida kuskil mujal ei saa, ei Burger Kingis, ei McDonald'sis, ainult Lõuna-Koreas, ainult Loterias, nii et maitseme, mida head siin pakutakse. Nii, ja saigi toit tellitud. Päris kiirelt läks, kuskil 4-5 minutit. Esiteks ma alguses tahtsin võtta siis bulgogi hanvo burgerit. Hanvo oli siis kohalik veis ja bulgogi on selline marinaad, kus liha pannakse, mis teeb liha soolaseks ja samas ka magusaks. Küll aga sai teise väga vahva asja, mis on siis krevetiburger, mida ka mujalt ei saa. Muidugi friikad, Coca-Cola, operaator ja väike värskendus jäätise näol, jäätise kokteili näol. Laseme hea maitsta. Väga mõnus, siin on peekon ja viil ka vahel ja tõesti väga maitseb, kaste ja kõik räägib endast, nii et Lõuna-Korea kiirtoidukett paneb hästi. Nii, kõht sai täis söödud, mõtlesime, et tänaseks kõik kõnnime koju ja teadsin, need kilomeetrid venivad ja venivad. Sa ei saa aru, kui palju sa ühe päevaga ära kõnnin. Ja siis vaatame, et oi jumal, me peame ju silla juurde minema teise linna otsa. Kõnnime, vaatame. Järsku tuleb üle jõe parv, nagu päästeingel, tuleb rahulikult vaikselt, ei pane tähelegi ja vaatad, järsku on meie pool kallast ja oi kui mõnus. 500 vonni siis on pilet näkku, see on siis 35 eurosenti ja vend paneb põhimõtteliselt terve päeva niimoodi. Ta ei küsinud rahagi, me lihtsalt tulime peale ja ütles, et küll pärast mäendate midagi. Ma ei taha tal ette jääda, töö käib ja tõmbab nööriga. Ta tõmbab nööriga ühes kaldast teisel. Pandi tööle kohe. Kuule, nagu kartulivagu võtaks üles kodus tegelikult. Ema ütles, et hommikuks olgu 5 vagu tehtud. Noh, täna ma lihtsalt seilan teisele poole kallast. Vaat kui tore. Kamsamnida. Muidugi, noh. Kogu raha. Mis kurat? Soojad kinni seda kuskilt. No vaat, kui lõbus on, siin pannakse tööle ka kõik kalorid ära põletada.
Finlandia Power. Kamsamnida. Te võite kõik mulle maksta 500 vonni nägu. Ühe tõmbega. Eesti Kalevipoed on kohal. Jah, meil on piletid maksud, nii et panigi meid tööle. Niimoodi siin käibki. Kohe vaja Alturas ära teha.